võetud Jänes siis Elval ja Paet vilistab mängu alanuks ja esimene poolfinaal naiste karikavõistlustel on alanud, isoleeritud, et väga palju tuleb teistel kaitsetööd teha ja eks Ütsil samamoodi, aga juba jälle Paide tulemas ja tuleb ka Paide esimene värav 4. minutil juba ja Nicole Kelly värava autoriks ja kas juba võibki bussi ära broneerida ja 23. mail Pärnusse Rannastaadionile teele asuda. Me näeme veel väga uivaline sööt sinna värava ette, Levin veel üritas ja rahvast ka täna Elva linnastaadionil paistab omajagu olevat, et on tore, et inimesed on leidnud oma tee siia staadionile, kui Rannastoo oleks peaaegu. Tuleb ka Paide pingilt ikkagi info, et ettepoole tuleks see pall visata, seal on Tammik oma kiirete jalgadega, jookseb üle Mato, Eek läks sinna appi, aga oi, siin nüüd Rannastol no jäi natukene puudu, et oleks kohad väljakul käidi üle. Aga Repkinilt diagonaalsööd paremasse äärde täpselt Rannastole jala peale, Rannasto vasakuga ja raamist Rannasto. Oodatakse tsenderdust kalajalast, see tuleb, madalalt tuleb, ei saa Tammik pallile jalga vastu, aga sai Mehemets ja pall jääb ikkagi mängu. Nüüd Tammikult sööt ettepoole Lillemets, Jänes on väravast väljas, Lillemets ja tuleb postipõrkest 23. minutil Paide teine värav ja korraks justkui jäi aeg seisma siin Elva linnastaadionil, kõik jäid jube vaikseks, pall veeres, põrkas ja lõpuks jõudis sisse. Otsiti, läheb üle Hütsi, pall jõuab karistusalasse ka, Hütsi nüüd. Sööt värava ette, seal on pall lahti, kukutakse. Mehevets ei saa nüüd klaaritud, aga siis on... Leitakse kiiresti Hütsi üles, Repkindal küljes. Jüris mitme mängija vahele, hästi keerab Männiste seal Kellist maha, sööt edasi, Roka. Veel omakorda pass. Kalamees jõuab sinna, Elva nüüd karistusalas. Männiste tõste, tuleb sinna paremasse äärde, Suits. Natukene umbmäärane sööt ja oi, siin nüüd 2 peapalli. Need 2 väravat kirja. Domineeriti palju. Ja seal avapoole lõpus. Hakkas Elva ka ründama, aga siin nüüd Tommik, kuidas niimoodi. Elval karistuslöök. Täpse palli kisand andis ja tekkis seal ka ohtlik variant Hütsil, aga oli ta suluseisus toona. Männiste tsenderdus, Hütsi kääridega pall lahti. Veel löök, Teder, ei lähe see pall sisse. Vaatame tegelikult karistusala taga on ka. On ikka alamees Levin, Suits. Läheb värava peale, jätka, aga vaatame siis, kuidas nüüd. Kisand palli taga, Teder väravas. Ja läheb värava peale, Teder tõrjub ja tõrjub üle värava. Kisand palli taga on seal Männiste ka abiks. Sisse kerivalt tuleb kõrge kaarega, pall lahti! Pall ikka lahti ja siis lüüakse välja. Tagasi. Ja pigem Paidel on ikkagi väga palju kvaliteeti, mida pingilt veel tuua, aga siin nüüd 69. minutil saab ikkagi Paide selle 3. värava kätte, Lisandra Rannasto värava autoriks. Ja esimesel poolel sai Rannasto väga palju proovida. Väga palju teravust ta seal paremal äärel tekitas. Ja seda Paide Saku liigamängu näeb Soccernet TV vahendusel ja mõistagi naiste karikafinaali ka, kui siin nüüd Lillemetsa vastu tehakse viga ja penalti Paidele 82. minutil. Eek oli vea põhjus, nagu mainitud. Lillemets versus Jänes. Ja sees ja tuleb Paide 4. Ja nüüd võib tõesti kindlalt ära öelda, et aastal 2026 naiste karikafinaalis mängib Paide linna naiskond. Teeb veel Elva ühe vahetusega kerge saak.
aga nüüd pikem sööt ette Mehevets, jõuab sinna, jõuab ka karistusalasse, läheb lööma ja oi, millise iluduse lööb Paide kapten Renateli Mehevets. Ja no ehkki see värava tähistus ei õnnestunud nii hästi kui see löök, siis pole üldse hullu. Oli see virutusõite kaunis ja Paide 5, Elva 0. Aga siin nüüd Paide, kas tuleb ka 6 Kiivit, oi. Olla 90 peal. Lõpetatakse mäng ära, siin Mehevetsal pall värava ette ja Kiivit. Ja vilistab peakohtunik Olivia Paet. Mängu lõppenuks Paide 5, Elva 0 ja Paide linnanaiskond läheb ajaloos esimest korda karika finaali.